aga jah, ma olin ikka päris närvis. Et ma ikkagi nagu pabistasin, et äkki nagu eksami tulemused pole nii head, et äkki mind ei võeta gümnaasiumisse vastu. Kui ma ei oleks gümnaasiumisse saanud, ma arvan, et see oleks mind hüsteeriasse viinud. Tänavu toimuvad Tartus gümnaasiumisse sisseastumiskatsed maikuus. Ja juba praegu on närvis mitte ainult õpilased, vaid ka nende vanemad. Mis saab aga nendest Tartu noortest, kes ei pääse gümnaasiumisse? Gümnaasiumiastme kooliralli on ilmselt meie 15-16-aastastele õpilastele kõige rängem, sest see kujundab ju, mida sa teed edasise eluga. Kas sa lähed ülikooli, kas sa saad kutsekooli ja nii edasi. Ja Tartu probleem on eeskätt just see, kui kohalik Tartu õpilane ei saa gümnaasiumisse sisse, sest kogu ümbruskond tegelikult ju kandideerib ka Tartusse. Täna numbritele otsa vaadates näeme, et 30% Tartu gümnaasiumite õpilastest on väljastpoolt. Järgmiseks õppeaastaks on ülikoolilinnas munitsipaal- ja riigikoolides kokku 1101 gümnaasiumi kohta. Viimased aastad on aga näidanud, et gümnaasiumi katsetele registreerib end pea 2000 noort. Abilinnapea Lemmit Kaplinski ei näe vajadust lisaõppekohtade tegemiseks. Juba ülejärgmisest aastast hakkab meil põhikooli lõpetavate õpilaste arv kokkuma ja kui täna ta on 1445, järgmine aasta 1474, et siis mõne aastaga sealt edasi ta kukub tagasi 1200 peale. Noored, kes ei pääse gümnaasiumisse, saavad jääda 9 lisaaastaks põhikooli või võtta kutsevaliku aasta kutsekoolis. Näiteks Tartus Vokos on uuel õppeaastal selline võimalus 65 põhikooli lõpetajal. Põhimõtteliselt jah, selline lühike õpe, kus sa õpid erialasid tundma, et mida siis elus edasi õppida või ka natuke täiendada ennast üldainetest, mis on mõnikord jäänud võib-olla natukene nõrgaks. Tal on ju õigus teha uuesti sisseastumistestid. Ei ole see küsimus ju, kui ta on aasta olnud vahepeal ära ja endast selgusele jõudnud. Voko võtab tänavu vastu põhikooli järgselt üle 700 õpilase ja see on 10% rohkem kui mullu. Direktoril on hea meel tõdeda, et on järjest enam noori, kelle jaoks on just ametikool esimene valik. Meil on uued 4-aastased õppekavad, neid on 6, kus on nagu väga varasemalt tugevam keskharidus ka sees koos kutsega, 4-aastased kutse keskhariduse õppekavad. Läbi aastate sisseastumisvestlusi läbi viinud Tartu Jaak Petersoni gümnaasiumi direktor ütleb, et peamiselt on 2 põhjust, miks noored jäävad gümnaasiumi ukse taha. Tunnistus peaks olema ilma puudulike hinneteta. Teine põhjus, mis võib olla, on see, et vestlusel, kui ollakse väga väiksest koolist ja ei ole harjunud võõrastega, siis me oleme iga aasta paar tükki näinud sellist õpilast, et kes ei suudagi sotsiaalselt suhelda. Tartu Ülikooli kaasprofessor Eneli Kintsiku toob välja, et põhikooli lõpetajatele on koolikatsed kindlasti väga suur surve ja kahjuks on ka vanematel siin oma roll. Sest vaimse tervise uuringust tuli välja, et kõige rängem on see nendel lastel, kelle vanematel on kõrge haridus. Ehk siis kõrge haridusega vanemad survestavad oma lapsi sama rada. Võib-olla mida me peaks ise tegema, et võtaks noortelt ise surve maha, et eksimine on inimlik, eksimine on okei. Ja sa võid teha ka mitu haridust hilisemas elus, et me peaks võib-olla vanematena ka mõtlema, et mida me noortega ise teeme.